tere! Miks Eesti YouTuberid privaatsuse, eneseteadvuse ja privaatsuse taibus on loodetavasti viimane osa 1.4. Ei, pigem ei ole viimane. Enesepresentatsioon sotsiaalmeedias. Alustades pisut kaugemalt Ervin Kohvermann, kes on tuntumaid sotsiaalse interaktsionismi teoreetik, käsitleb elu kui teatri ravaks inimesed enda auditooriumile esinevad. Kohvermann eristab selgelt inimese lavaesist ja tagust ning mina, jutumärkides siis mina, ehk seda, kuidas inimene käitub siis, kui on auditooriumil nähtav ning siis, kui keegi teda ei kuule ja ei näe. Osa lavaesisest käitumisest on identiteediloo ja kontrollid, nagu näiteks riietus, kuid osasid aspekte pole võimalik kujundada. Näiteks kehtivad kirjutavate sotsiaalsed normid ja olukorrale vastavad käitumisreeglid. Meedia on toonud lavadagast üha enam lava peale. Näiteks tõsielu seriaalid ja ka sotsiaalmeedias loodav sisu. Kui kunagi pole võimalik saada ekraani täielikku lavatagust. Mikrokuulsuste praktikud on neid piire veelgi enam nihutav, kuna nagu Kaljuväe 2015 tööst ilmes, et üks tähelepanu pälvimise ja jälgivitele meeldivuse viisiks on justkui võimalikult jutumärkide arvavad tavapärase jutumärk lõppevad iseenda presenteerimine. Bernie Hogan paigutab Kaufmanni dramaturgilise lähenemise uue meedia konteksti ja lisab, et kaasajal sotsiaalmeedias toimuvat võiks etenduste asemel nimetada näitusteks. Ehk sotsiaalmeedias on eneseesitlus justkui näitus, kus paigutatakse informatsioon selliselt, nagu endast soovitakse muljet jätta, ibid. Üks peamisi erinevusi etenduste ja näituste vahel on see, et etendused on ühekordsed sündmused, mida tagantjärgi muuta ei saa, kuid näituse saab pideva kontrollida detaile muutes muljet ümber kujundada. Lisaks on näitus suuresti sõltuv kolmandast osapoolest ehk tehnoloogiast ja see toimimispõhimõtetest. Näiteks ei saa mikrokuulsus valida, millise järjekorras videot tema YouTube'i kanali kuvatakse. Mingil määra saab, kas populaarsuse järjekorras või siis selle tegemise järjekorras. Mingil määra saab tegelikult. Kui inimene soovib endast positiivselt muljet kujundada, siis peab ta kasutama erinevaid tehnikad. Kaufmann 959a 132. Näiteks kontrollib inimene oma käitumist sõltuvalt seltskonnast ja vajaduse muudab seda. Ka inimesed, kes soovivad online maailmas jälgijaskonda kasvatada, peavad pidevalt looma ja kujundama oma digitaalset kohalolu. Manguse 2010 järgi kujundab uue meedia kontekstis välja pidevas muretsemises, kuidas konstrueerida virtuaalset identiteeti selliselt, et see oleks vastuvõetav teiste seas. Angela Thomas toob uue meedia sisuloome juures välja, et luuakse uus virtuaalidentiteet. On olemas hüüdnimi, kujundus, oma keel ja profiili ülesehitus. Sotsiaalmeedia lehekülgede normid ja kasutuspraktikad on pidevas muutumises, kuna kasutajakond ise loob kollektiivselt uusi norme. Poikkust 1440 Andres Iibak ja Veronika Kalmus lisavad, et muljakujundust mõjutavad tihti kogukonna normid ja väärtused ehk virtuaalsed jutumärkides mina konstrueeritakse vastavalt normidele, mis teiste omasuguste seas on hinnatud. Neid norme on võimatu kirjeldada täpse detailideni, ega teatavad mustrid on märgatavad. YouTube'is sõltuvad need normid sellest, millist tüüpi kanalit tehakse. Virtuaalne jutumärk, siis mina tuleb konstrueerida vastavalt selle žanri stiilile. Kuigi YouTuberid tegutsevad enamasti mitme platvormi korraga, toob poid välja, et virtuaalse jutumärkis mina kuvand on erinev vastavalt platvormide, kuid endiselt on identiteet kõikjal sama. Näiteks kui Twitteris kasutatakse enda identifitseerimiseks ennekõike kasutajanime ja hüüdnimis, Facebookis esinetakse oma päris nime alt. YouTube ja nende kahe kanali vaheline identiteet sõltub sellest, millist sisuga kanalit looma hakatakse. On neid, kes soovivadki näidata oma päris elu ja seepärast jätaks kanali nimeks või selle osaks enda tegelik nimi. Näiteks Markus Butler, Roy William Johnson, kuid luuakse ka täiesti uusi alter egosid. Jenna Marbles Miranda Sings kasutatakse kanali nimesid, millel ei pruugi inimest nimeks seost olla, vaid lähtutakse kanali temaatikast. Sky Dose Minecraft, Prank vs Prank. 1.5.
privaatse ja avaliku hägustumine sotsiaalmeedias. Privaatseks peetakse asju, mida varjatakse, ja avalikuks seda, mis on avaldatud ja kättesaadavaks tehtud. 997 lange 2008-364 kaudu. Alan Vestit 968 kirjeldab privaatselt kui midagi, mis annab inimestele võimaluse säilitada autonoomia, vabastada end rollimänguste ühiskonnas ja võimaluse kaitstud kommunikatsiooniks. Irvin Altman näeb privaatsust kui kontrolltegevust midagi teadlikult varjata iseenda kohta. Üldiselt on levinud arusaam, et igal indiviidil on oma piirid ja ootused selles osas, mis informatsioon on isiklik. Seda ilmestab ka privaatse ja avaliku hägustumine sotsiaalmeedias. Kaasajal on noorte jaoks range privaatse ja avaliku eristamine vananenud kontseptsioon. On näha, et privaatse mõista muutumises ja isikliku informatsiooni jagamist internetis ei peaks tõlgendama ebaküpsuse märgina, vaid pigem nägema, et see on põlvkondade vaheline erinevus, mis on muutumas arusaamasid privaatsusest. See aga ei tähenda, et noorte jaoks ei oleks privaatsus üldse oluline. Toolib väga sellest, kes millist informatsiooni nende kohta teab. Noorte jaoks on privaatsus see, kui on võimalik kontrollida oma tegusid, valikuid ja üleslaaditava info sisu, osaledes samal ajal online sotsialiseerumises. Marvik Dies ja Parfait 2011. Selle asemel, et rääkida privaatsuse kadumist, tuleb osata näha, kuidas toimub keerukas koosmõju avaliku ja privaatse vahel sotsiaalmeedias. Noorte jaoks ei ole privaatsus sageli midagi, mis neil on, vaid see on pigem midagi sellist, mida püütakse saavutada. Poid 2460. Seejuures sotsiaalse olukorra kontrollimine privaatsuse saavutamiseks ei ole lihtne. See jääb oskas jõudu ja teadmisi, ehk tuleb kasutada võtta erinev privaatsust kaitsvaid strateegiaid. Brady Roberts 10.6 kirjeldab, et sotsiaalmeedias luuakse mitmeid erinevaid klaasist magamistube, mis on spetsiaalselt disainitud lähtuv vaataja perspektiivist. Ehk teatud auditooriumi eest varjatakse üht-teist aspekti ja teiste eest teisi. Roberts nimetab seda kontrollitud läbipaistvuseks. Kuna YouTube platvormil reaalse auditooriumi ette kujutama keeruline, siis on keeruline ka erinevate auditooriumite eest erinevaid aspekte varjata. Privaatsuse säilitamiseks kasutatakse YouTube'is ühe strateegiana auditooriumi piiramist, audience limiting strategies, millega tõrjutakse teatud auditooriumi liikmeid sisu jälgimast. Erinevad auditooriumi püüdmise strateegitest ei kasutata eriti proaktiivseid ja tehnilise iseloomuga võimalusi auditooriumi piiramiseks, vaid kasutatakse sotsiaalseid tehnikaid teatud grupilt huvi äravõtmiseks, näiteks kasutatakse hüüdnime ja salakeelt postitustes. Vähem on kasutusel näiteks privaatsussätete muutmine ja inimeste blokeerimine. Seejuures toovad Litt ja Harkatai välja, et rohkem mõeldakse auditooriumi püüdmisele või enda privaatsuse kaitsmisele. Põhjuste, miks auditooriumit väga piirata, saab välja tuua näiteks soovi jõuda suure auditooriumini. Teiseks ka tehniliste oskuste puudumise, laiskuse, tegevuse keerukas ja kolmandaks selle, et sisu on sobilik kõigile nägemiseks, ka siis, kui see kõigile huvi ei paku. Samas toob Boyd ja Marvik välja, et teismelised usuvad, et isegi kui sisu on võimalik näha, ei tähenda see seda, et kõik peaksid seda tarbima. Eeldatakse, et inimesed ignoreerivad seda, mis pole neile mõeldud. Jah, ma arvan küll, ise teen sama. Seda, et tehnilised võimalused nagu privaatsussätted või inimeste blokeerimine pole piisav privaatsuse kaitseks, selgitab Boyd mõttega, et noored lähtuvad sisuloomust põhimõttest, kogu info on sotsiaalmeedias vaikimise avalik, enne postitamist keskendutakse pigem sellele, mida hoida privaatse, mitte sellele, mis vääriks avalikustamist. Kuigi sisulööjad ja teadlikud editorites on informatsioon avalik, siis vastuolulise toob Daniel Solov 2007 välja, et blogipostituste kirjutamine ja info jagamine või noortele kui sõpradega rääkimine, mitte kui romaani kirjutamine suurele auditooriumile esitleda. Isegi kui endale teadvustatakse, et näiteks YouTube üles lähtutud informatsioon on avalik ja mõeldakse privaatsetele aspektidele, siis tihti ei osata mõelda tagajärgedele. Täpselt nii. Mul juhtus sama asi. Ei oska mõelda tagajärgedele. Ja nüüd ollagi siis sellises olukorras, et nüüd osasid videoid ei näe YouTube'ist selle tõttu. Ma lihtsalt tahan jagada erinevaid asju. 1.6 uurimisküsimused.
aga Lauruste eesmärgiks saada ülevaade Eesti YouTuberite enesepresentatsiooni viisidest, auditooriumi ja privaatsuse tajumisest ning kasutavatest privaatsusstrateegitest. Teooriale ja eelnevatele empiiriliste uuringute toetuses olen püstitanud 3 peamist uurimisküsitlust, millele püüan vastuseid saada. Nimelt olen võtnud erinevad teoreetilised ja empiirilised lähtekohad, näiteks kujutleta auditooriumi ja Kaufmanni enesepresentatsiooni käsitluse. Aluseks püüan paigutanud YouTuberite konteksti, et teada saada, millistena need YouTuberite puhul avalduvad. Millised näevad Eesti YouTuberid oma kujutatavat auditooriumi? Millisena siis? Keda näevad YouTuberid ideaalse auditooriumi Marvike poolt 21? Kellel on sisuväärselt suunatud? Keda näevad YouTuberid košmaarse auditooriumina? Kellele sisu mõeldud ja suunatud ei ole? Neil määral tajuvad YouTuberid oma rolli auditooriumi mõjutajatena. Millised strateegiad kasutavad YouTuberid auditooriumi tähelepanu püüdmiseks? Number 2. Millised enesepresentatsiooni strateegiad kasutavad Eesti YouTuberid enda kujutamiseks? Need on põhiküsimus, on all väiksem veel. Millistel eesmärkidel Eesti YouTuberid tegutsevad? Millised tajuvad YouTuberid erinevusi on päris YouTuberist mina ja YouTuberist mina vahel? Number 3. Mida peavad YouTuberid sotsiaalmeedias avalikuks ja privaatseks? Millised strateegiad kasutavad Eesti YouTuberid privaatsuse kaitsmiseks? Number 2. Meetod ja vali. Käesolevas peatükis on ülevaate enda töö valimist, seejärel tutvustan andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kasutatud meetodeid. 2.1. Vali. Oma valimil on moodustanud suure sihipärase valimil põhimõttel, seades valimisse kuuluvate intervjueeritavatele kindlad kriteeriumid. Sihipärane valim võimaldab valida konkreetset inimest, illustreerida protsessi, millest uuring huvitab silmaks 3-8 ehk kõigil peal on võrdsed võimalused valimisse sattumiseks. Sihipärast valimit on hea kasutada juhul, kui uurimisteemale vastab piiratud hulk nähtuse mõtestamiseks vajalik andmeallikad, kes võimendaksid jõuda uurimisküsimuste vastusteni täita uuringu eesmärki. Robinson 2014-32. Eestis on piiratud hulk YouTuberid, kelle abil sain jõuda uurimisküsimuste vastusteni, seega leian, et sihipärase valimi kasutamine on antud tööd arvestades parim lähenemine. Valimisse sattumiseks pidame täidetud järgnevad 4 tingimust. Esimene. Inimene peab olema YouTuber ehk videopostitaja, kes ise produtseerib videoid ja esineb nendes. Number 2. Ta peab olema YouTube kanalit, millel on üle 7000 tellija. Number 3. Videopostitaja peab tegema eestikeelseid videoid. Number 4. YouTuber peab postitama 2017. aasta jooksul vähemalt 1 video. 2017. aastat tehtud siis. Selliste kriteeriumite loomisega piirasime valimi esiteks vaid YouTuberite kõrvale jäid näiteks ettevõtted ja YouTube kanalid. Teiseks on olnud teatud jälgiskonna olemas, et valimi liikmetel oleks küllaki laialdane kogemus auditooriumiga suhtlemise privaatsuse teemadel. Kolmandaks on oluline eestikeelse sisu tootmine minu töö kontekstis, kuna uurin Eesti kogemusi, praktikaid ja olukorda Eesti YouTube'i maastikul. Kuigi mitmed eestlased teavad vene või inglise keeles sisu, siis nende kaardistamine on üks keerunud, nende auditooriumi koosneb peamist eestlastest. Viimaks oli oluline kriteerium hetkel tegutsemine ehk YouTuberit, et saada vastused kirjeldaks praegust olukorda. Eesti YouTuberi esmaseks kaardistama kasutanud sotsiaalpleid keskkonda, mis koondab kokku YouTube'iga seotud statistikat. Leheküljel nähtav Eesti 100 populaarsem kanali statistika. Eestis oli 2007. aasta veebruari seisuga 100 kanalit, millel üle 13 000 jälgija. Sotsiaalpleid 2017. Sotsiaalpleid keskkond ise eristab ära YouTuberite kanalid ehk inimeste kanalid, kes regulaarselt ise produtseerib videoid. Nendest 100 kanalist enamik ei tooda eestikeelset sisu, vaid suunavad videoid vene või ingliskeelse auditooriumile. Samuti on suure jälgiskonnaga Eesti kanalite seas sellised, kellel on 1 või 2 väga vaadatud videoid, kuid sisu enam ei toodeta. Jah, aga ma ei jõua seda päris lõpuni. Ma lõpetan nüüd, jah. Pärast uuesti. Tšau!